Tere, head sõbrad, me tervitame teid maalt. Nii tõesti on, et me oleme 10 meetrit praegu maa all, meie kohal 10 meetri kõrgusel on Tallinna keskliin täpsemalt. Me oleme Motor City kaardikeskuses, mis on värskelt avatud, mis hakkab oma helide ja emotsioonidega Tallinna kesklinna igatepidi mõjutama, sellepärast et kaardikeskuses on ju ving, õli, igasugune lärm. Ainult selle vahega, et seda siin ei ole. Spordial on teinud evolutsiooni, siin on elektrikaardi, mis ei lärma praktiliselt üldse, saab edaspidi ja tagurpidi sõita, 400+ meetrit rada, 20 kurvi, suur peosaal, kus saab 150+ inimest korraga pidu pidada. Nii et meie tulime siia, et seda kõike ise mitte nautida. Nii tõesti on. Me oleme taas kord astumas treeneri rolli, sellepärast et eelmine kord, kui me olime Indrek Vaheojale ja Kaarel Kosele motokrossi raja kõrval treeneriteks, läks ju nii hästi. Et me mõtlesime, et me teeme seda veel. Paneme siis kaardirooli inimesed, kes võib-olla seal igapäevaselt ei ole istunud küll, aga neil on väga suur seos neljarattalistega, nii et ma arvan, et see nende jaoks on väga lihtne. No vaadake, kui tore. Ja mu aimas on isa, aga noorel leiu neist ei piisa. Niimoodi käib see asi. Ühesõnaga, siin on tore 3,5–4-liikmeline seltskond, kes käis just hiljuti ühel pikal reisil. Kus te täpsemalt käisite? Kus me ei käinud. Okei. Kui pikk reis selja taga on? Ma arvan, et võiks öelda, et kuskil 2800 kilomeetri kanti me ära sõitsime 2 nädalaga ja kui nüüd täpne olla, siis panime läbi Skandinaavia ehk et Rootsi, Taani ja Taanist läksime Poola ja läbi Poola tagasi Eestisse Baltikumi kaudu. Kui mitu korda te seda Köölist Rensi kauges külas laulsite selle reisi jooksul? Kõige alguses oli mina roolis, laps oli kõrval turvahällis ja siis oli kõige pikem distants 375 kilomeetrit. Ja siis, kui sa juba tund aega oled kõva häälega laulnud ja siis seda kõristanud, siis oli niimoodi, et okei, kas me ikka jõuame siit Rootsist nagu Taani ja... Aga täna on selline mototrenn tehtud, et laps on niimoodi, kui autosse saab, natuke nutab ja siis klõps magab. Kas mõnikord oli nagu jama ka, et ei saanudki nagu rahulikult keskenduda ja oligi isegi liiga suur lärm, et pidid teerde jääma ja protseduure tegema lapsel? Ütleme nii, et tegelikult ainult ühel korral oli niimoodi, et aga see oli juba meil reisi eelviimane õhtu ja Freia oli totaalne kopees, ta oli palavikus, et täiesti arusaadvatel põhjustel ta oli juba täiesti, tähendab, kas te saate selle karavani, kus see ja teine tahan koju. Igaks juhuks lihtsalt minu soovitused, et ärme teda nagu karti kaasa võtma. Ta läheb eraldi oma pisikse karti. Meil hakkavad võistlema 3-2 põhjustest, mis on ilmselged, ei astu ju karti. Eeva! Ühesõnaga, Eeva, sinul ei ole lube, sa ei tohigi sõita. Ja kuna täna on siin ainult ju 2 treenerit, siis keegi peab ju loobuma. Keegi peab loobuma. Ja ilmselgelt mitte siis Keti, kes on nii valmis sõitma ja võistlema. Kristel, tule minuga kaasa, sellepärast, et mina hakkan siin treenima. Ja see on üks õnnelik päev, mulle vähemalt. Kui sa nüüd vaatad minu selja taha. Mis sul on see selja taha? Minu selja. Ma teen nii, nagu treener käsin. See on väga tore. Nii, aga lugu järgmine, see on kart. Esimest korda elus hakkad täna sõitma kardiga. Enda teada küll. Või siis ma olen ühe korra sõitnud ja see oli nagu nii traumeeriv, et ma kustutasin selle mälestuse enda peast. Okei, niimoodi võib juhtuda küll. Aga täna nii ei lähe. Ei, kindlasti mitte, mul on tipptreener. Just! Lõpuks ometi ütleb keegi selle kõva häälega välja. Kuulsid, Robi, jah? Meil läheb juba paremini kui teil. See ei ole väga hirmutav kuidagi. Keti, tahtsin sulle öelda, et sa ei pea täna üldse midagi muretsema, ma ei pea sind väga juhendama. Näed, siin on kart. Sina istud sisse, annad minna ja sul on tõenäoliselt juba parem aeg. Kristeli sellepärast, et sa oled kogenud juht, eks ole? Väga kogenud juht. Siis on lihtne. Las Jüri ja Kristel sipsivad oma selle esimese alge ja õnne lootusega. Meie istume karti, me teeme asja konkreetselt selgeks. Iste, turvavöö, kurvid ja finiš. See ongi kogu treeneri töö praegu või? No aga siin ei ole palju vaja. See vastas on Jüri Putsiko. See ei ole mingi väljakutse. No siis küll. Aga mis sa arvad, kui istudki sisse ära? Niimoodi kohe istungi sisse ja kõik. Istu julgelt sisse. No, sa oled ainult umbes 4-5 sentimeetrit maapinnas. Ma tunnen ennast nii kõige mugavamalt tegelikult. Tegelikult sul on elus niimoodi. Aga tõesti nii on, et sa näed, et siin on üks roheline ja üks punane pedaal. Mis sa arvad, kumb on gaas? Kui mu loogika mind alt ei öö, siis roheline võiks gaas olla. Ongi nii. Ma räägin, juba läheb. Ja alguses võib-olla lihtsalt tunnetuseks tee paar tiiru. Siis räägime, kuidas kiiremaks saada. Kuidas sa selle asja tööle? Mul ei ole õrna aimegi, ma ei ole elektrikardiga kunagi varem kokku võtnud. Teen jah. Ja, nii. Rennennennennenn! Oi, mis ei midagi. Siukse häälega, vau! Issand, kui raske see rool on. Ja läheb, vaata, kus läheb. Kas
sa oled mures ka kummagi osaleja pärast? Kui siis üldse, siis on see Keti, kelle pärast ma muretsen. Tagasihoidlikult laseb, aga Keti puhul ma tean seda, need on mõlemad väga head autojuhid, aga Ketil on seda nahaalsust. Ja, et ma kardan, et Keti hakkab võib-olla üle nende piirete siin lendama varsti. Vahepeal on ta suke saate. Aga ma võtan seda kui sõjahüüet. Ja oli mingitel hetkedel tunne, et midagi on ebatervislikku või? Sellest terve aeg on hästi tervislik tunne. Ütleme, kardi sõita nagu porgandi söömine. Ongi nii. Sul on aeg ees ju 2:46:7. Ma mõtlesin, see on tunnid. 2:46:7. Need ei ole tunnid. Proovi nüüd kiiremini teha. Kiiremini. Vaata, sa võtsid minuti maha. Pidurda enne kurvi. Kurvis ära pidurda. Kui sa kurvis pidurdad, siis keerabki külje ette. Selge. Mis tähendab seda, et enne kurvi pidurda, sõida ilma gaasita, kas või kui tahad aeglaselt kurvi läbi, läbi sellest kurvist ja siis kui kurv on läbi, pane jälle gaasi. Mul pole õrna aimu, kus ma selle teadmise praegu võtsin ja kas üldse aitab, aga nagu peaks aitama. See kõik muust ära, mis nad rääkisid, mis nad ütlesid, see kõik võib puhas vale. Sinu ülesanne ainult gaasi vajutada ja mitte kuskile seina sõita. Mitte midagi muud tegema ei peagi. Treener, näed, sa ei ole mulle selgeks teinud, et mul juuksed peaks kinni olema. Ei tohi lehvida taga, tuleb välja. No eeldan, et sa oled kaine praegu. Klaasid lähevad uduseks küll, klaasid on udused. Jürikene on proovinud meeleheielikult mingit tarkust jagada sellest, et kuidas nurgast tuleks õige kiirus võtta või kuidas peaks olema. See kõik on blä-blä-blä. Tagumik paneb värelema, mis siis teeme? Liiga kiiresti sõitsid. Aga suures plaanis pidur on kiiruse surm, nii nad ütlevad. Issand, Robbie, sa oled nii hea treener, ma olen nii enesekindel praegu. Enne sõitu minekut mul on tunne on õige. Meil on roolivõim. Aitäh. Arvan, et äkki arvab, et siis kui ta karjub, läheb kiiremini. Elektriauto, me siis muretsime, et ei teo häält. Ei, nüüd väga on kindlasti teada, et keegi ei autole, sest et tead, Keti tuleb. See on imikute emadele ainuke viis, kus saada kainet mõistusse lihtsalt. Jumme, kui noor ema tahab sõita, siis sõida. Mina olen Keti pärast mures. Ma mures ei ole. Sa ei ole mures? Mul on mure sinu pärast. Aga minu pärast? Ja sinu treenitav on. Ei, meil läheb väga hästi, vaata kui tore meil on. Tead, siin on selline asi, mida sa ei ole arvestanud, Reeva. Sa arvad, et see on päris aja vahe. See tegelikult, okei. Arvestades kõike soe on tehtud ja ega ma ei oskagi soovitada. Kvalifikatsioon sisuliselt praegu. Kes saab parema aja, kes saab halvema aja, siis me paneme nad otse loomulikult koos stardiringi ja siis toimub päris võistlus. See, mis selgitab välja absoluutselt kõik. Aeg on 48,5 sekundit. Ma arvan, et see on üks maailma rekordi lähedane aeg. See tundub olevat täiesti hämmastav aeg praegu. Kas sa kartsid kordagi? Mina kartsin su pärast. Miks sa kartsid mu pärast? Sellepärast, et... Ma ise enda pärast üldse ei kartnud. No seda ma arvasin, mul oli... Seda oli näha. Nii, aga Kristel teetis täpselt nii, nagu me rääkisime. Hea küll, treener. Ja nüüd! Ja nüüd! Ja nüüd! Ei anna! Nii, läheb. Kuuled millisemist, see on hea, see näitab, et kiirus on hea. Läheb. sekundit. Ja sina ütled, ma olen kehv treener. Inimene tuleb nullist ja sõidab sisuliselt sama kiiresti. Ma ei tea, mida sa praegu tegid ja see on lihtsalt imeline. See oli imeline. Ära sa valesti aru, me ei võit. See on okei. Jaa, mis sa arvad, palju sa kavatsid? Mine pekki! Ma käin siit! 0,8, noh! Mine! Ülikõva ju! Ma veel ei näe põhjust muretsemiseks. Küll aga mu enesekindlus on kergelt kõikuma löönud. Mis sa ütled, Eeva? See karavan karastab ja sõprus võidab alati. Las see sõprus olla. Meil on praegu tõsine võistlus käivas. Viimast korda veel küsin, kelle peale panused paneb? Kei. Ma olen valinud poole. Ei mõistlik ja möire. Sisuliselt ma võiks isegi öelda, et me oleme jõudnud 61. küsimuse. Või siis 15. Või siis, Robbie, mis sul see on? Lõpumäng. Lööme käed. Lööme käed. Ja meie anname veel viimased soovitused, sellepärast, et nüüd me sõidame 2 ringi ja kes pärast 2 ringi esimesena ületab finišijoone ongi tšempion. Kristel, kuidas läheb? Loodetavasti mööda rada. Tuleb usaldada elu. Tähtis on see, et me ei jää nüüd seisma. Jah. Lihtsalt väike motivatsioon ka sulle. Eeva ütles, et Keti võidab.
okei. Eva ütles, sina võidad. see on väga halb. Ei. Ma pean hirmuga peale Sa minema. olid kiirem, sa olid möirakam, sa olid kirglikum. Sul on olnud sisekurv, sa oled esimene. Ei pea midagi hullu tegema. Üldse mitte pinget ära panema. Saab gaas põhja, ole ees ja ega siin muud ei olegi. Roolivõim. Edukat võistlust. 3, 2, 1. ja võttis positsiooni. Nii, kas me oleme veel ees või? Ma olen praegu nüüd aastas, See on treeneri töö ikka väga. kvalifikatsiooni ju sõides. Sellepärast, et me rääkisime Kristeliga, me rääkisime sellest. Ja Keti on hädas ja Keti on hädas. Rahulikult, Keti on hädas. Rahulikult hästi. Ma tundsin enesekindluses liigse enesekindluses. Rahu, Kristel! Aga keema küll! Rahulikult! Oli kohe siit kurvist taksti tehtud ja mul tuli meelde, et kust saarelt see Tänak ikkagi pärit on. Ma loodan, et ma tegin temaga uhkeks, sest treener igal juhul on uhke. Apadi, ma räägin, see Roberti kurbus, mis sinna silmadesse tuli, on nagu päeva parim asi. Ei, tead, kõige parem motivaator on see, kui keegi ei usu sinusse. Aga kui 99 inimest on toas ja nendest üks usub sinusse, siis on kõik võimalik. Siis on kõik võimalik. Mul on alati uhke tunne olla ühes tiimis inimestega, kes võidavad. Ohutus ennekõike, ohutus ennekõike. Ega ma ei tekitanud sulle mingisuguseid olukordi. Ma saan võistelda, mulle küll ei meeldi. Ma võin üksi rada sussutada. Me võtame oma kandidatuuri sellelt võistlusajal üldse maha, siis me mõtlesime, et võistleme pole meiega, me tahame ikkagi lihtsalt mõnusalt olla. Kõik arvesse võttes me jäime viiki. Ikkagi, olgem ausad. Ma olen teine, sa oled esimene. Võta see võit vastu. Ma olen parim. Aga igal juhul, head sõbrad, nendele 3-le, 4-le, suurepärasele toredale inimesele saate hakata varsti siis ekraanide vahendusel taas kord kaasa elama. Natukene läheb veel aega, eks ole. Õige pisut. Eva natuke sätib. Eva natukene sätib asjad paika ja siis tuleb vägev hooaeg. Aitäh tulemast!